Tervist! Vaatate turundussaadet Impact 8020 ja minu nimi on Kristjan Raude. Ma käin külas huvitavatel ettevõtetel inimestel, kellelt on turunduse mõistes nii mõndagi õppida. Täna on minu külaliseks Jorma Laiapea, kes on ettevõttes TransferWise. Jorma lugu on väga huvitav, kuidas moodi surfipoisist sai ühe Eesti edukamaist startupi klienditeeninduse juht. Lähme täpsemalt uurime, mida on meil Jormal rääkida. Tänud suurepärase ringkäigu eest siin kontoris. Peab mainima, et väga äge kontor. Alati on rõõm näidata meie toredat kodu. Sinu LinkedIni profiililt on näha, et sa oled TransferWise'i klienditeeninduse juht. Ja seal on description, kirjelduses on üks lause, chasing the world. Mida see lause sinu jaoks tähendab? Jah, seal tõesti on ainult üks lause. Mida see minu jaoks tähendab? Tegelikult see luu läheb natuke nagu kaugemale tagasi kui tänane päev, et eks me kõik mingil hetkel oma elus nagu mõtleme, et mis on see, mis me nagu teha tahame ja mis on see, nagu see impact, mis meie jaoks on nagu oluline. Ja see oli nüüd üks 4 aastat tagasi, kui ma peale sellist pikka nagu kõhklemist, et mis ma siis nagu teen, jään Eestisse, lähen kuskile mujale, lähen reisin, surfan, mis iganes, otsustasin, et ei, et ma tahan olla Eestis, ma tahan jääda Eestisse ja siis küsimus on selles, et okei, aga mis ma siis siin teen? Ja minu jaoks sellel hetkel oli nagu oluline, et kui ma siin olen, siis ma pean tegema midagi sellist, mis on nagu meaningful või millel on selline nagu hea ja positiivne mõju. Ja ma olin päris tükk aega juba tegelikult TransferWise'i kui ettevõtet nagu jälginud ja mind haakis väga sellel hetkel see missioon, et me tahame muuta midagi suurt, muuta seda, kuidas raha liigub rahvusvaheliselt, sest seal oli suur probleem ja läbi selle tegelikult mõjutada hästi paljude inimeste elu positiivselt. Mitut inimest sa juhid igapäevaselt? No mulle üldse ei meeldi see lähenemine, et mitut inimest ma juhin. Ma ei näe ennast selles mõttes nagu juhin, ma täna näen ennast sellena, kes aitab teiste tiimide liide, luua sellist head keskkonda, kus igal inimesel igas tiimis tegelikult on võimalik täielikult avada oma potentsiaal. Aga tegelikult lisaks klienditeenindusele on mul ka üks teine valdkond inimesi, kellega ma tegelen, on kõik meie compliance operations tiimid, ehk siis need inimesed, kes tegelevad rahapesu tõkestamisega, ka selliste klientide tuvastamisega, ehk siis tunne oma klienti KYC-ga ja kõik sellised asjad, et mis ühel finantsettevõttel on hästi olulised asjad selleks, et me saaksime edukalt ja jätkusuutlikult toimida. Mis on sinu definitsioon siis või definitsioon klienditeenindusele turunduse kontekstis? Klienditeenindus turunduse kontekstis, et kust otsast seda nüüd vaadata, et kas turundus tuleb enne või klienditeenindus tuleb enne või kus see seos nagu on. Aga fakt on see, et kui me vaatame ettevõtte seisukohast nagu tervikuna, siis see sõnum, mida annab välja turundus, seda tegelikult saab väga tugevalt nagu toetada klienditeenindus ja ka vastupidi. Et kliendi jaoks on ju oluline, et see, mida mulle kuskil läbi turunduse müüakse, et ma seda kogen ka pärast päriselus. Kui me võtame nüüd väikse keskmise Eesti ettevõtte, ja TransferWise ei ole sinna kategooriasse kuulub, siis ja väikese keskmisel Eesti ettevõtte on tavaliselt ikka piiratud ressursid. Ja igapäevaselt mõeldakse, et kuidas moodi kõige optimaalsem tegutseda oleks. Ja on võimalus sul valida üks, kas siis müük esimesena lähenemine või siis klienditeenindus või klienditugi esimesena lähenemine. Et kui sina peaksid nagu ettevõtet nõustama, siis mis lähenemise esimesena valiksid ja miks? Mina kõigepealt, kui ma peaksin ettevõtet nõustama, mida ma võib-olla ei hakka tegema, aga ma läheneks sellest nurgast, et tegelikult, et kas seal üldse jookseb nagu piir, et kui palju tegelikult igas müügis on teenindust ja igas teeninduses on müüki. Ja see sõltub hästi palju ettevõtte profiilist, et kuidas need kliendid seda ettevõtet leiavad. Et kui me võtame nagu TransferWise'i, siis väga paljud kliendid leiavadki meid läbi oma sõprade ja siis valideerivad seda sõbra poolt antud teinekord läbi siis meie klienditeeninduse, et kui me olime oluliselt väiksem siin 3-4 aastat tagasi, siis oli üsna tavapärane, et kliendid tegelikult lihtsalt helistasid ja küsisid, kas te olete päris firma. Ja sellel hetkel tegelikult toimub ka müük, eks ju. Sa oled öelnud, et klienditeenindus on loominguline töö. Räägi, värbad uue inimese tööle, kuidas moodi sa talle seda loomingulist siis koolitad? Ta loomingulisus on midagi sellist, mis ühtepidi peab inimeses nagu sees olema.
Too mõni näide siis, kuidas sa selekteerid kandidaat A, B, C, see kandidaat B oli loominguline ja ülejäänud ei olnud kahjuks. Hea küsimus. Ma ei selekteeri seda niimoodi. Ma saan luua keskkonna, kus inimeste loomingulisus avaldub. Ja see keskkond avaldub selles kohas, kus sul ümber on hästi palju erinevaid inimesi, kes mõjutavad sind ühte teistpidi ja sunnivad sind mõtlema natukene nagu kastist välja. Kui ma võtan täna oma tiimi, siis meil on kas minu arust üle 40 erinevast rahvusest inimese. Vanus kõigub 21 kuni 65-ni. Ja pluss inimeste taust, haridus, kõik on hästi erinev. See selline nagu mitmekesisus sinu ümber, see tegelikult aitab loomingulisuse avaldada. Aga kui sa nüüd küsid, et kui ma nüüd intervjuud teen ja kuidas ma nagu seda vaatan, kindlasti aitab see, kui inimene juba tegeleb mingi loomingulise valdkonnaga, et kes ühtepidi või teistpidi on seotud nagu kunstiga, kes kirjutab muusikat, eks ju, kes teeb midagi muud sellist, et tal on see mingi väike pisik seal juba sees. Ja see tähendab seda, et oskab mõelda ilma raamideta, sest meil on väga vähe konkreetseid protseduure, mida inimesed peavad nagu järgima. See tähendab seda, et sa pead olema leidlik igas olukorras, sa pead suutma mõelda loovalt. Ja kui sa seda teed nagu väljaspool oma tavapärast töökeskkonda, siis on suur tõenäosus, et see kandub üle ka töökeskkonda. Sa oled avalikult öelnud, et teie klienditeeninduses ei ole väga suuri standardeid ega reegleid. Kuidas moodi sa ehitad üles siis rahvusvahelist klienditeeninduse tiimi, mis oleks ka skaleeruv, samas kus ei ole mingit standardid ja reegleid? See kõlab nagu sellise ideaalmaastikuna, eks. Et ega see ei ole lihtne, aga see kõik algab nendest inimestest, keda me siia tiimi nagu valime. Ja kui me mõtleme nagu seda, et millist tööd inimesed tahavad teha või millist keskkonnas inimesed tahavad tegelikult töötada, nad tahavad töötada keskkonnas, kus neid usaldatakse. Kui sa inimest usaldad ja sa oled valinud õiged inimesed, meie jaoks on see loomingulisus oluline, et neil on mingi tõeline nagu, nad tegelikult armastavad nagu inimesi, et väga raske on klienditeeninduse tööd teha, kui sul loomust ei ole seda, et mulle teised inimesed meeldivad. Et nüüd on mingid teatud eeldused, eks ju, ja selle pealt inimesed suudavad väga hästi teha õigeid otsuseid ja valikuid, mis on kliendi jaoks nagu olulised. Kas teil viskab siis programmis mingisugune nägu kohe ette, kui keegi sisse helistab või kuidas moodi mina kui klienditeenindaja saan teada, et see Pablo sealt Brasiiliast helistas, et ei viska ette, aga see on midagi sellist, mida kui telefonikontaktil esimese mingi 5-10 sekundiga tegelikult saad nagu arvata, kellega ma nagu räägin. Ja siis vastavalt sellele sa leiad selle õige viisi. Kui me räägime nagu e-maili teel, siis sa saad kliendi sellisest kirjastiilist aru, et mis talle pigem nagu meeldib. Või kuidas ta eeldab, et temaga suhetes. Kui see on väga nagu ametlik, siis me ei saa väga familiaarselt sinna nagu peale lennata. Ja meil on lugusid ka, et kus klient kirjutas ja me läksime siis oma siira sõprusega nagu peale ja ta ütles, et mis te endast mõtlete, te olete finantsasutus, et see on täiesti nagu ebakohane, te peaksite pöörduma minu poole kui härra doktor see ja see, eks ju. Absoluutselt, kui seda nimi sobib, pöördusime. Paar kuud hiljem meil oli midagi veel suhtlust seal vaja teha, ei olnud see enam teema, eks ju. On sul mingeid huvitavaid naljakaid lugusid jagada, mis on nagu selline top 3 lood, mida Saunolaval siin räägite? Meil on hästi palju nagu toredaid lugusid, et meil on nii meeletult head ja sõbralikud kliendid ja pigem ongi need lood, kus suhe on arenenud lihtsalt sellest probleemist kuskil nagu kaugemale, et Ameerikas on olnud ka juhus, kus tegelikult klient helistas sama nagu rahaülekande probleemiga, aga tal oli nagu mingi muu probleem ka, tal oli vaja rehv ka ära vahetada ja siis me aitasime selle rehvi ka telefoni teel ära vahetada, et juhendasin, et see ei ole ainult selline nagu transaktsionaalne suhtlus, vaid see läheb natukene kaugemale, et me oleme kõik inimesed, me saame suhelda natuke teisel tasandil ka, kui et mina kliendina võtan ühendust selle robotiga seal kuskil, kes minu probleemi ära lahendab. Trekivahetuse hooajal võib täitsa vabalt Transferwise'i klienditeenuse kohenduseks. Ma seda otseselt nagu ei soovitaks, aga kui juhtub samal ajal olema nagu probleem 2 asjaga, siis me teeme endast oleneva, et nagu aidata. Klienditeenindus täna ja tulevikus üha enam loob väärtust läbi selle emotsiooni. Sest kõik selline nagu lihtne probleemi lahendus või lihtne teenindus on väga lähedases tulevikus juba täielikult automatiseeritav. Ja siis ongi küsimus, et mis see väärtus siis on, mida me loome läbi klienditeeninduse. See eristud või mida see klient tegelikult siis nagu ootab.
et kui ta räägib inimesega, siis ta tahab rääkida inimesega, ta ei taha rääkida robotiga. Ja see on nagu selline hästi positiivne tagasiside, mis meile klientidelt tagasi jõuab, et ma tõesti tundsin, et te hoolite, ma rääkisin nagu päris inimesega, mis võib-olla Eesti kontekstis tundub nagu kummaline, sest meil üldiselt selline nagu suurte ettevõtete teenindustase tegelikult muu maailmaga võrreldes on väga hea. Aga mujal olevatele inimestele see on selline nagu, et päriselt siis on niimoodi või? Natuke sinust ka. Kui vaadata, kus sa ennem TransferWise'i töötanud oled, Hilton, Swedbank, Transcom, siis nimekiri on ju tegelikult muljetavaldav. Minu jaoks sa jääd ikka alati surfipoisiks. Sest et me kohtusime sinuga just surfirannal, eks ole, Türgis. Et kuidas sa tegelikult oled jõudnud sinna, kus sa täna oled ja mida sa saaksid siit nagu õpetavat nagu teistele välja tuua? Jube lihtne oleks nagu öelda, et see on lihtsalt elu ja juhused ja nii edasi, et eks nendel on ka nagu oma roll, et ega ma ju, kui ma kunagi ammu läksin Hansapanka tööle, siis ega ma ju arvanud, et ma nüüd elu lõpuni või väga nii pikalt tegelen nagu klienditeenindusega, et mõtlesin, et väga hea, aasta oli 98, eks ju. Hansapank oli siis tolle aja mõistes ikkagi nagu selline nagu Eesti nagu tipp-startup, eks ole. Ja mina hirmsasti tahtsin sinna nagu tööle minna ja sattusin siis klienditeenindusse ja telefonipanka tööle, et see oli minu selline esimene ametlik nagu töökoht. Ja kui ma sinna alguses läksin, 6 kuud, kui ma siis lähen teen midagi muud seal pangas. Ei läinud niimoodi, aga nii äge oli, et hakkas meeldima ja siis tulid igasugused huvitavad protsessid. Sellel hetkel toimus just Hansapanga ja Hoiupanga ühinemine ja 2 erinevat klienditeenindustiimi, et kuidas need koos hakkavad tööle ja olles seal nagu selline nagu tiimliid juba või teenindusjuht ja siis tehes mingeid muid asju, et see andis nagu hästi hea kogemuse ja järgmisel hetkel hakkas suur Hilton Eestisse tekitama oma klienditeenindust ja minu jaoks tundus see väga nagu põnev väljakutse, eks ju. Ja siis ma sattusin sinna tiimi avama uut sellist klienditeeninduskeskust. Kui sa surfipoiss olid, et mis ajad need sinu jaoks olid? Et igal ühel mingis hetkel elus on vaja nagu mõelda, et kas see, mis ma teen, on ikkagi nagu õige ja et äkki teeks midagi nagu muud ja siis mingil hetkel et ma tegingi sellise nagu pöörde, et okei, et mina ei taha enam nagu kontoris töötada, ei taha seda tööd enam siin nagu teha. Motivatsiooni ei olnud, et ma lähen teen midagi muud. Ja kuna ma olin just natuke aega enne saanud sellise nagu surfipisiku või lohesurfipisiku, olgem siis nagu täpsed, siis see tundus nagu selline, et nüüd ma lähengi ja ma hakkangi nagu surfariks. Siis ma läksingi ja hakkaksingi surfariks. Et võtsin kätte, ostsin piletid Aasiasse enam-vähem ühe otsa piletid ja läksin sinna ja tegelikult siis õppisin lohesurfi instruktoriks ja koolitasin erinevates kohtades üle maailma. Kohtasin toredaid inimesi, eks ju, erinevates maailma otsades ja surfirandades ja elasin selline pea 2 aastat tegelikult surfari ja rohkem sellist nagu ränduri elu. Et see oli hästi tore kogemus. Ma kindlasti julgustan inimestel tegema selliseid nagu valikuid, et mis mõttes, et sa nagu jätad oma nagu töö ja lähed ära ja kõik asjad, et mis mõttes, miks sa seda nagu teed. Aga see on vajalik selleks, et mingid asjad enda jaoks nagu lahti mõelda. Ja siis tulla tagasi võib-olla mingi uue energiaga, avastada mingi uus asi enda jaoks, mis iganes. Kui vaatajatel on huvi sinu tegemisi jälgida, kas ja kuidas nad võiksid seda teha, sotsiaalmeediad, e-mailid, mis kommunikatsioonivahendid sina kasutad? Kui keegi tunneb huvi ja tahab ühendust võtta, siis ma hea meelega käin ühes või teises ettevõttes teinekord rääkimas, jagamas oma kogemust, siis võib mulle meili peale kirjutada jorma@transferwise.com ja ma ei pruugi küll kohe kiiresti vastata, aga ma kindlasti vastan. Okei, väga hea. Igal juhul suured tänud sulle selle vestlusest. Hästi põnev. Ja viimase küsimusena ma küsiks sellise ankru küsimuse. Ma küsin igaühe käest küsin. Ja ongi see, et kui sa peaksid tänasel hetkel kogu oma kogemused kokku võtma ja andma selle üle oma järeltulijale, kes kohe uksi sisse astub ja homme sind enam siin ei ole, siis sul on 1 minut aega, et talle kogu see õpitu selgeks teha. Mis on sinu soovitused temale? Jah, 1 minut, seda ei ole palju, aga teistpidi juba käib. Hästi palju, juba käib. Okei, siis tegelikult siin kontekstis
ma ei hakkaks üldse edasi andma oma kogemust, vaid ma ütleks talle, et meil on 4 olulist väärtust siin ettevõttes, meie põhiväärtused, mõtle nende peale ja siis sa teed õigeid otsuseid ja valikuid. Need väärtused on it's not a job, we are a revolution, ehk siis see on midagi suuremat, meil on missioon, me tahame midagi olulist nagu ära teha. We get things done, ehk siis liigu kiiresti, ära venita, kunagi ei ole nii palju informatsiooni, kui sa ideaalis tahaksid mingite otsuste tegemiseks, sa pead tegema selle otsuse selle informatsiooni pealt, mis sul on. Customers, team, ego, kõik algab alati kliendist ja siis on tiim ja sinu egole on ka koht, aga see koht on seal 3. järgus. See ei ole esimene. Klient on kõige tähtsam ja viimane on no drama, good karma. Et see ütleb iseenda eest, et ole tore inimene, armasta neid, kes on ümber ja kõik laabub. Simple as that. Väga hea, tänud. Aitäh sulle. Tänud ka sulle. Kui sulle see meeldis, mida me siin vaatasime ja kuulusime, siis kindlasti vajuta like, share'i, jaga, subscribe'i, teile endale meeldetuletus meie kodulehelt ja näeme juba järgmine kord.